Tere, minu nimi on Heigo. Tänane trenn on meil patjadega. Varuge endale vähemasti 5 patja, midagi sellist, kus te saate peale hüpata, astuda ja natukene siin põranda peal ka liikuda. Ja kindlasti oleks vaja, et põrand oleks selline, et on libe. Vaibaga põrandal neid harjutusi teha ei saa. Aga ma ei ole täna siin üksi, vaid mul on ka laps kaasas. Kuidas sinu nimi on? Herman. Kui vana sa oled? 8. Väga hea. Nii et võtke laps enda juurde ja mõnusat trenni teile. Esimene harjutus on meil täna, Herman, selline, et ma panen, sa võid kõba püstule ja panen sellise patjadest rajakese. Ja sinu ülesanne on hüpata ühelt padjalt teisele sulghüpetega. Nii, sa võidki tulla, alustada sealt. 2 jalga paigalt hüppad. Anna kätega hoogu. Ühelt padjalt teisele. Ja järgmisele. Ja hästi. Ja jälle mine algusesse. Nii, ja nüüd proovi sellise hüpped teha, et sind ei oleks üldse kuuldagi. Et kui sa hüppad ühelt padjalt teisele, ma näitan korraks siit tagaseks, ühelt padjalt teisele, siis oled vaikselt. Sulghüpped, nagu häälküppe ütleb, et on vaikne. Peab ettevaatlik olema, et padjad ära libiseks. Just. Ja üks viimane hüppe veel. Nii, mine veel uuesti algusesse. Teeme natukene raskemaks. Siin peab olema ettevaatlik. Ma tean, et Herman teeb väga pikki hüppeid, aga siin raskemaks teeb see olukord, et põrand on libe ja padjad libisevad nii hüppamisel kui ka maandumisel. Nii et see on veel topelt tasakaaluharjutus, et tuleb hoida oma keha tugevalt ja selliselt, et püsiksid, saaksid hüpata ja saaksid ka maanduda püsti padja peale. Nii, me ühe viimase korra veel. Ühelt padjalt teisele hüppe ja 2 jalga hüppavad samaaegselt. Hästi. Nii, ja mine jälle sinna esimese punase padjani. Nüüd on hoopis selliselt, et patjade peale hüpata ei tohi, vaid üle padja ja jällegi näitan sealt poolt, et kuna põrand on kõva, siis me ei taha, et keegi jalgu lõhuks. Hüppad ja maandud vaikselt, mitte ei maandu täistallale, vaid pöiale ja siis paned alles kanna maha. Võid natkene vahepeal mõne sammu teha, hüppad jälle üle padja, käte hooga. Käed liiguvad tagant ette. Ja väga hea. Ja 2 hüpet veel. Nii, teeme ühe korra veel. Kui sa soovid, sa võid nüüd natkene kiiremini teha. Niimoodi. Hästi. Ja hästi. Nüüd teeme maan-laavamäng, aga me teeme niimoodi, et sul on 2 patja. Ta võtta endale padjad. Ja ma võtan endale ka, siis ma teen kohe sinuga koos. Paneme selle padja natukene siia kõrvale ootama. Nii, tule ka siia. Nüüd vali endale 1 padi, mille peale sa lähed püsti seisma. Teine padi on ka sul vajalik, kes on käes. Pane padi maha. Nii, nüüd sa saad 2 padja abil ringi liikuda. 1 padja on sul käes, viskad, astud või hüppad ühelt padjalt teisele ja põranda peale vahepeal maha astuda ei tohi. Eks ise valid, kuhu ja kuidas sa liigud. Võid ka hüpates liikuda, võid teha kaugemale hüpped, lähemale. Pääsid sa, suudad hoida. Ei näed, nüüd panin liiga kaugele. Sõrmed läksid natuke laavasse ja kõrvetsen ära. Nii, ei õpi ikka oma vigadest. Ikka viskad sama kaugele. Viskan. Hästi. Nii. Ja seda saab, kui on juba rohkem mängijad, siis on piiratud alal natuke põnevam mängida. Nüüd proovime hoopis patjade abil liikuda see ringi. Selleks oligi meil vaja see libepõrand. Siin kohal tuleb see põrand libedus kasuks, eks. On see, et me lähme
peale istuma ja nüüd hakkavad käed saama natuke trenni, natukene koormust. Nii. Ja hakkad ringi liikuma, libistades. Kahe käega silutad kaugemale ette ja siis tood jalad enda lähedale, enda alla. Võid ka tahapoole proovida liikuda lükkamisega. Lükkad endast eemale hoopis. Ja põrand saab ka puhtaks. On topelt kasu. Jälle padjad maha. Ja paneme siia nüüd hoopis ainult käed peale. Niimoodi toetad peale, et hoiad käed tugevad, võid natukene kõveraks ka minna, kui vaja on, aga sinu üles on hakata siin jälle põranda peal jooksma selliselt, et käed oleks kogu aeg padjal ja jalad jooksevad põranda peal. Ja jälle omavahel ära kokku põrka ja kõhuli ka ei tohi kukkuda. Ise vali vastavalt oma ettevalmistusele ja eale kiirus. Ja kui tahate, võite kas või võistlust teha. Hästi. Nüüd teeme natuke raskemaks. Kas oli kerge või raske sulle? Kerge. Kerge, mul oli raske. Nüüd käte asend jääb ikkagi samaks, käed on padjal, aga nüüd mitte ei jookse, vaid teed toenghüpped. Ehk siis käed toetavad ja jalad hüppavad. Lükkad patja või libistad enda ees, jalad hüppavad. Sa lausa libistad. Ma proovin ka. See oleks nagu mingi lendorava harjutus. Selleks peab püsima käte peal kaugemale, eks. Aga võib ka väiksemad hüpped teha. Juba pingutasin üle. Ei ole mõtet noortega võistelda. Nii, hästi. Kas jalad juba väisid ära? Minu jalad on ka täiesti läbi juba. Nüüd, kus käed on juba saanud omaaegu harjutusi teha, on aeg jalgadele ja kädelihastele anda natukene koormust. Nii, ole hea, Herman, tule siia padja peale püsti seisma. Ja nüüd on sinu ülesanne mind usaldada ja hoida oma kere hästi selliselt tugevalt ja pinges, vaata, pane käed vastu oma jalgu ja siis võid põlad natukene tõmmata ette ja siis kallutad taha selliselt. Pea võib olla otse või natukene vaatad alla oma kõhtu, et ei pead kindlasti kuklas. Mina hoian sind ja hakkan nüüd lükkama. Emale, isale või lapsevanemal on siis natukene koormust kätel ikkagi, aga laps saab hoida oma kere. Nii, sa vahepeal tõmmata. Pane see püsti korraks. Nii, ära unusta asendit, vaata siia minu poole, et paned käed selle. Natuke võid siin võivad olla natukene käed või nagu õlad ees, ehk siis on natukene küür seljas. Nüüd, kui sa suudad, siis me proovime niimoodi, et ma hoian rohkem siit kaelast. Natukene raskem harjutus. Nii, väga hea. Ei tohi oma selga nõgusaks lasta. Vaid. Ja. Väga hea. Jälle pea otsa. Nüüd jälle selg sirgeks. Enam ei hoia ees. Vaid tavaliselt. Vahepeal jälle mõni selline harjutus, mida saab jälle istudes teha ja rohkem jalgadele koormust. Nüüd hakkame liikuma sellist, et ainult jalgade abiga. Jalgu natukene sirutades ja kõverdades. Võid ka täitsa sirgeks panna ja siis kõverdada. Sirutad ja kõverdad. Või teed hoopis vastupidi. Jalad on sirged, minul on sokid jalas ja siis sirutad. Vaata, kas sina saad, Herman, tahapoole liikuda. Just. Mul on sokid jalas, mina saan nende ettepoole liikuda. Igas suunas. Proovid liikuda. Nii, et kui oled kodus väga väsinud, siis niimoodi saad ringi liikuda ja nihverdad ringi. Sul on see asend meeles, mida sa hoidsid siis, kui ma hoidsin sul kaelast ja seljast ja me liikusime edasi niimoodi, et sa olid natuke kaldu. Võtad
nüüd sa pead täpselt sama sõndas peaaegu olema, aga nüüd sa toenglamangus. Ehk siis jällegi hoiad oma kõhupinges. Natukene võid isegi jälle jalad on eespooleks, et kindlasti siit vahepeal ma näitan, et kuidagi läbi nõrgaks ei lase. Vaata, hoia kogu aeg kõht pinges. Ja, hästi. Nüüd ei ole mitte tavaline käru, vaid on selline käru, kus hakkame libistama. Et korjame siin vajalik aiasaadusi ja vaata, vahepeal võime taha ka tõmmata. Nii, liigume jälle ettepoole. Jalad jälle siruta jalad. Hästi. Ja tõmbame ühe korra veel taha poole. Väga hea. Nii, läks lõpus käru vajus natukene kokku raskuse peale. Sellega ongi meil tänane trenn läbi. Nagu näha on, olen mina täiesti ka läbi ja lähen vist puhkama. Võtan selle sama padja ja lähen viskan pikali. Kuidas sulle, Herman? Kas vestid seda ka või? Natuke. Natukene. No, järgmine kord panen rohkem tampi peale, aga head aega ja järgmise korrani.